Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Aamen. Armas kogudus, armsad kirikulised, ma võiksin teile rääkida täna sellest, et Jeesus ei sündinud aastal 0, vaid kusagil aastal 7 või 6 või 4 enne meie ajaarvamist, et ta tegelikult sündis võib-olla kevadel, mitte jõuluajal, või sellest, et miks oli vaja viia Jeesus ilmtingimata Naatsaretist sündima Petlemma. Võiksin rääkida, miks pidi ta olema pere esiklaps, miks Jumala poeg, või miks on jõuluevangeeliumis kohustuslikeks statistiteks just lambakarjused, või miks pidid just siis saama päevad täis. Võiksin rääkida sellest, et jõuluevangeelium on Luuka evangeeliumi eriline materjal, mida ei esine teistes evangeeliumites. Et siin on tahtlikult pandud 2 imelist sündimist kõrvuti, Ristja Johannese ja Jeesuse oma, või veel parem, võiksin rääkida sellest, millised on täpselt seosed jõuluevangeeliumi ja Vana Testamendi kirjakohtade vahel. Uskuge mind, ma tõesti tahaksin seda teha. Ma olen piibliteadlane, kelle põhitöö on aidata inimestel mõista üsna keerukat piibliteksti ja kuulutust, tuletada inimestele meelde tõsiasju selle kohta, kust ja kuidas on see sõnum pärit ja tekst, mida mõtlesid inimesed, kes sõnumit kirja panid. Ja nii edasi. Tahaksin, aga ma teen täna erandi. Ma jutlustan jõuluevangeeliumist natukene teise kandi pealt ja küsin, kas olete mõtelnud, mis on see rõõm, mida jõuluevangeeliumis kuulutatakse? Kas olete mõtelnud, mis on see lunastus või pääste, mida kuulutatakse? Kuidas see siis tegelikult juhtub? Milles see väljendub? Kuidas peaksime seda mõistma? Mida peaksime tegema, eriti siin praegu meie moodsal ajal? Jõuluevangeelium räägib Jeesuse sünnist keerulistel asjaoludel. Kõigest pajatatakse sellises võtmes, justkui oleks kõik ette määratud. Kõik läheb täide, mis on ennustatud. Kogu maailm justkui ootaks, et Messias sünnib. Pinge on kruvitud haripunkti ja järsku see vabaneb. Kõik, eriti ingel ja taevased väed, kinnitavad justkui ühest suust, et päästja on sündinud. Esmalt kuulutatakse karjastele, ei mitte tähtsatele ninadele kusagil paleedes või templites, vaid kõige lihtsamatele inimestele, kes on parajasti tööl. Nemad lähevad omakorda kontrollima, kas lapse sünd on tõsi, ning vanematele ingli antud uudist teatama. Üheskoos imestatakse, ehkki Maaria teatavasti aimab seda, mis toimub, ja rohkematki. Seda stseeni, jõulusõime juures olevaid vanemaid, karjaseid ja paljusid teisi, on harjutud kujutama omamoodi pereidülli võtmes. Vastsündinu on sõimes ja õnnelikud ja hoolitsevad vanemad kummarduvad lapse kohale. Nende kohal sirab hele täht, öö on omandanud ähvardava pimeduse asemel hubase, tuledest valgustatud sinise varjundi. Mida rohkem on ajaloo jooksul ristiusku kodustatud ning ühiskonnakorralduse vankri ette rakendatud, seda enam on sellistesse piiblistseenidesse hakanud sisse tulema piiblivälised, ühiskondlikult rutiinsed jooned. Mingi piirini on see mõistetav. Inimene ikka tunneb rõõmu ka keerulistes oludes. Inimene tahab ikka loota, et asjad lähevad paremaks. Jõuluevangeeliumis on taustaks rasked olud, rändamine, juhuslik ööbimispaik, sünnitus keerulistes oludes, aga pere on siiski koos ja õnnelik uue liikme üle. Kes on kogenud lapse saamise rõõmu, teab, mis tunne see on.
Olenemata oludest, mis ümberringi valitsevad, on ema ja isa armastus vastsündinu vastu vääramatu, vähemalt enamasti. Aga nõnda, sellise idüllilise pildiga on meil tegemist ka omapärase vastuoluga. Sest kas mõtleme ka sellele, mis saab sellest vastsündinust edasi? Kas keegi vanemana oleks tegelikult väga vaimustatud sellest, et tema laps ripub kunagi ristil? Jõuluevangeeliumis sünnib ju see, kes ohverdatakse, see, kes sureb hiljem ristil. Tõuseb üles küll, aga kaob siis taevasse. Vaatamata kõigele ei oleks mitte keegi meist valmis seda emotsionaalset hinda oma lapse eest maksma. Aga kuhu jääb siis rõõm? Mille üle küll seal Petlemma sõime juures rõõmustada saab? Kas tulin täna siia teie jõulutuju rikkuma? Ärge kartke, nagu ütleb ingel jõuluevangeeliumis. Ei tulnud tuju rikkuma. Tulin evangeeliumi kuulutama. Tahan lihtsalt mõista anda, et unustage lapsevanemate rõõmud ja pereidüll. Jeesus ühes vanematega ei ole meile antud nendega samastumiseks. Nad on antud meile lunastuseks. Nemad kannatavad meie eest kõik ära. Jeesus lunastajana ning Joosep ja eriti Maaria kõike seda üle elades ja ära kannatades vanematena. Jah, rõõmu kuulutatakse lunastuse ja päästmise pärast. Meie oleme need, kes saavad rõõmustada. Nemad seal Petlemmas said vaid imestada, mis äsja juhtus ja mis kohe juhtuma hakkab, aga meie tunneme rõõmu ja vabadust. Suur rõõm, mida kuulutatakse, on see, et meie eest on ohver toodud. Meile on nimelt midagi tõeliselt suurt kingitud. Jumal on meile kinkinud võimaluse olla vaba koormast. Me ei pea ennast või oma lähedasi ohverdama. Seda on keegi teine juba meie eest teinud. Meid on sellest vabastatud. Tunnistan muidugi, et nii mõnegi jaoks võib tekkida vaevaline küsimus, et mis selle vabadusega peale hakata. Olen minagi niimoodi küsinud, mismoodi see kõik siis meid aitab, kas parandab see meie tuju, kas see teeb jõulud jõulusemaks enne taas algavat argipäeva, kas suudame tegelikult rõõmu tunda või mis asi see rõõm üldse on. Minu soovitus teile, armas kogudus, on, et laske minna, laske lihtsalt minna, ärge pingutage rõõmu nimel. See kas on või ei ole. Kui ei ole seekord, on teine kord. Ei ole täna, on homme. Ei ole nüüdsete pühade ajal, on pärast pühi. Ei ole pärast pühi, on järgmiste pühade ajal. Millalgi igal juhul see rõõm ja vaba tunne tulevad. Pöördun korraks jõuluevangeeliumi juurde tagasi ja väidan, et mida ootamatum on rõõm, seda rohkem päris see rõõm on. Evangeeliumis on ju iseenesest kõik nii, nagu pidi minema, nagu ütlesid ennustused. Laps pidi sündima, laps pidi olema Taaveti soost, kunagise legendaarse kuninga kauge järglane, ta pidi sündima pere esiklapsena, ta pidi olema Jumala poeg, temast pidi saama kuningas, messias, aga ometi oli see kõik ootamatu. Kõik imestasid. Maaria teadis vaid rohkemat. Aga Maaria on samas erand, mis kinnitab reeglit. Kõik eriti lihtsad inimesed imestasid ja kui taipasid, siis rõõmustasid. Kogu maailma ägamise, raske töö keskel järsku rõõmustasid. Tulen evangeeliumi juurest ära siia kantslisse tagasi. Siin seisab teie ees inimene, kes on pesuehtne näide sellest, et rõõmu ja vabaduse loomusesse kuulub seesama ootamatus. Ma ei lähe detailidesse, sest see puudutab minu isiklikku elu, aga ma kinnitan, et imed sünnivad. Ja mitte ainult minuga, vaid nende jõulude ajal ma tean päris mitut inimest lähikonnast, kellega sünnivad tõeliselt ootamatud imed.
lunastus on tõesti võimalik, uskuge lihtsalt, uskuge ja te ei kahetse. Ootamatus võib teid oodata siinsamas, teie silma all või natuke kaugemal. Evangeelium võib avaneda ükskõik kus, kõige ootamatumal kombel. Ägamine ja äng võivad lõppeda üleöö. Esialgu võib olla isegi nii, et ei tahakski nagu vabaneda. Ootamatus võib olla nii ehmatav, võib olla šokk, aga siis tuleb ikkagi taipamine ja siis tuleb rõõm ja lõpuks tuleb rahu. Rahu ägamise ja ängi keskel, sest ootamatus on maailma ära võitnud. Teadmine, et pääsemine on paratamatu, on kohal. Ägamise ja ängi hulk ei häiri enam, on selge, et see kõik lõpeb kord rahus. Minge siis täna siit kirikust ja olge valmis. Vaadake enda ümber ja avastage. Avage silmad ja nähke, keda või mida veel ei ole näinud. Jätke kõrvale kinnisideed selle kohta, kes või mis peaks teie arvates sündima. Me ainult arvame, et teame, mis täna öösel sünnib. Tegelikult me ei tea, sest see on ootamatu. Kindel on, et midagi lõplikult halba ei saa enam juhtuda. Jeesus Kristus on tulnud ja maailma ära võitnud. Seda oleme tulnud siia täna tunnistama. Rahu olgu teiega. Aamen.